donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere hommikust jälle. Mingisugune käib. Ühesõnaga on teisipäev, 8. juuni. Ja me oleme praegu Zakopanes ja tahaksime minna Kasprovi Vjertši mäkke. Auto parkisime ära ja nüüd on, et kusagil 2 kilomeetrit on nagu sinna kassani jalgsi minna, et vaatame, jalutame. Ütles iga, et meil nahk üle kõrve. Et meil nahk üle kõrve tõmmati. Nojah, et esimeses parklas kohe lasti, võeti meid maha, et parkige siia ära, parkisime ära 20 slotti. Ja tegelikult oli hiljem veel parklaid terve rivi, nii et oleks võinud edasi sõita, oleks vähem jalavaeva olnud, aga nüüd siis nii. Öeldakse, et kui pea ei jaga, siis jagavad jalad. Ütsime siia ülesse, andis vantsida, aga nüüd läheme siis ostame kassast pileti. Nii, ja sõidamegi ülesse siis. Sa mäletad, kui kõrge see oli? 1987 oli see mägi ise vist. Ma ei tea, kui kõrgele meie jääme, aga see üleval paistab siis. Aga niimoodi me siis läheme. Kohe jõuan kuskile. Ma zabime, zajeżdża. No nii, tuleb. Czas wyjrzeć za okno. W dole logika rozpościera się dolina Bystry. Na leżącej po lewej stronie drzewa efekt niezapomnianego wiatru. Dobrą prędkością wiatru 2000 tulevad siis jalgsi üles. Unikatowa przyroda, chroniona w granicach tatrzańskiego parku. Zachwyca co opóźniony Õudne, oleks jalgsi üles tulnud surnuga. See kondliga veel edasi, et sellega saime 1354 meetri kõrgusele. Sõidame sinna ülesse siis. Ale ekstra. Tuleb meile vastu ka üks konderna. In the 1960s, two charities in the Gorotškova Valley. Nii, ülesse me jõudsimegi ja hakkame siis nüüd siin ringi vaatama, vaateid rahvas on siin kõik laiali pudenevad ja lähme siis vaateid vaatama. Nüüd kõik jalutavad siit. Ma saan aru, et sinna mäe tippu välja. Ma usun ka, et me saame sinna minna. On kõik äge. Hästi kihvtid vaated. Kõnnimegi täitsa lume peal siis. Vaat, siukses kohas siis oleme nüüd. Sellised vaated on siin. Ütled ka paar sõna Eesti raadiosse või? Tšau. Eesti raadio. Eesti raadio, jah. Ei, äge. Äge. Jumalast äge. Hästi kiht. Ja ainult 38 € läks 2 inimesele üles alla, nii et üldse pole kallis võrreldes teiste mägedega. Aga ühesõnaga, siin me oleme. Me liigume siis veel edasi sinnapoole. Päris tipus siis käiks ära nii palju, kui võimaldab see asi. Võtsime siis siia päris tippu ära. Et oleme siin täitsa üleval. Rahvast tuleb midagi palju siin vahepeal. Sealt kaugelt me siis tulime. Vaata kui kaugelt. Ja nüüd hakkame alla minema. Tagasi. Nii, et mul tundub, et tark jutt jäi rääkimata enne. Et ühesõnaga see mägi, kus me oleme, see on siis, selle nimi on Kasprovi Vjertš ja ta on siis 1987 meetrit kõrge ja ta on siis Gievonti ja Rüsü kõrval üks kuulsamaid tippe Poola Tatrates.
ja kahtlemata siis suvel ja talvel kõige sagedamini külastatav tänu siis oma 1936. aastast toimivale köisraudteele. Ja Kasprovi Verhi nimi on siis tuletatud selle jalamil asuvast Kasprova haalast. Rahvapäraste teadete kohaselt hoopis aga Kasperi nimelisest mägismaalasest. Et siit on ta siis oma nime saanud. No nii, nüüd on tark jutt ka räägitud ja nüüd võime siis alla tagasi minna. Jõudsime siis mäest kenasti alla ja sõitsime nüüd siia Zakopane kesklinna. Parkisime siin oma auto ära. Onu andis meile pileti 5 lotti tund ja nüüd siis liigume edasi. Mõte on minna siia sellesse majja, tagurpidi, jalad püsti ja siis vaatame natuke kesklinnas ka ringi. Tulimegi siis tagurpidi maja juurde ja 15 lotti oli siis sissepääs. Et lähme siis vaatama, mis nad siis siin teevad ja milline nende tagurpidi maja on. Mul on väga keeruline siin pihta saada, ma ütleksin, oi, tervist. Ei saa nagu mina. See on hea öelda, et ürita. Siin on tipp ja täpplaas. Filmiksin üleval ka pojaga. See liikumine on ikkagi väga vaevaline siin. Kuidagi ei saa nagu. Sa kõnni nüüd. Ma filmin, kuidas sa kõnnid. Tule nüüd siia poole palun. Kurjus oled. Ikka väga palju, kui oled kesid peal. Vaata, see oli see peegel, millest tuli 3 meetri kaugusele minna. Siis oled, mis sa siis oled ka tagurpidi või? Mine midagi siit praegu. Pidi olema, jah. Kusjuures mulle tundubki, et siin on see kalle on nagu palju suurem kui nendes teistes majades, kus me käinud oleme. Nüüd siis oleme Zakopane kesklinnas ja hetkel siis jalakäijate tänaval. Grupovka oli selle tänava nimi. Et selline rahvast ikka liigub siin. Me vaatame siis. Niimoodi mokad käivad kohe. Siin saaks hobustega sõitu ka teha. Et kui toredad nad on. Tänava kohvikud on avatud, inimesed söövad, muusika mängib. Nii, aga meie liigume kuhu edasi. Lähme käime papagoi majas ka või. Lähme uurime seda mingi papugaaria, kus siis Google'i tõlke kohaselt jahvatatud oravaid näidatakse. Nii et lähme vaatame, kas näeme jahvatatud oravaid või ainult papagoisid. Nii, jõudsime siia kohale papukarnia juurde, aga tuli välja, et papukarnia on sakrõta. Tähendab, siia me ikkagi ei saa. Jahvatatud oravaid ei näe. Nii et pole midagi teha. Jalutame siis tagasi. Aga nüüd kesklinnast tulime ära ja edasi siis jalutame nüüd siit läbi pargi ja jalutame auto poole tagasi ja siis on tänane päev sellega hakkab nagu ühele poole saama. Nad alles ehitavad siia seda toredat sellist kirja, Zakopane kirja, et nagu mägede taustal. Ilus. Läheb vaatame, tahtsime seda pinki vaadata. Naudi. Luude karju pink. Ei ole karju. Sa pead nautima muusikat. No on. Lähme ära või? Lähme koju. Tere hommikust selle. Täna me sõidame siis Zakopanest ja siit sellest Bukovina Tatarsanskast ära. Meil on kolmapäev siis 9. juuni ja sõidame siis nii-öelda koju tagasi, aga tee peal plaanime siis teha ühe peatuse ja käia vaatamas Stebno kirikut. See ei olegi meil kaugel, see oli siit Bukovina Tatarsanskast ainult 27 kilomeetrit. Selle peatuse teeme ka ja siis sõidame juba kodu poole edasi.
jõudsime siis siia Debnosse ja see on siis see Debno puukirik. Et see on siis Debno Püha Miikaeli peaingli kirik. Rooma katoliku gooti stiilis puidust kirik siis. Ja see asub siin külas siis juba 15. sajandist alates. Ja koos teiste Lõuna-Poola puukirikutega on see kantud siis ka muidugi UNESCO maailmapärandite nimekirja. Ja tõenäoliselt oli esimene see Debno kirik siin juba 13. sajandil, aga see on siis nüüd 15. siia toodud. Ma ei tea, kas me sisse ka saame? Seda ma ei tea. Peab vaatama. Ikka tegi plingi või? The Church of St. Michael the Archangel in Debno, Podhalanskia. Saime siis sees ära käia. Tehti meile seal kohe privaatne see tuur, räägiti, aga kõik oli inglise keeles, et ega väga paljust ikka aru ei saanud ju, mis räägiti, aga 20 slotti ka siis annetasime. Et äge. Sees küll filmida ei tohtinud, ma vahepeal natuke üritasin salaja. Aga vast midagi ikka peale jäi. Aga nüüd siis lõigume edasi ja lähme siis koju. Strüüsovisse tagasi. Ma arvan, et ta tuli siia vist meie pärast, keegi vist andis märku, et Aga võib-olla ta juba kiiresti tuli, jah? Vaat. Aga jah, liigume siis edasi. Tere! Täna on 10. juuni, neljapäev. Ja mis meil siin toimub siis? Kellelgi polnud midagi muud teha, kui hakkas maasikapeenart rohima. Tahaks neid maasikaid süüa ju. Maasikas hakkab siin juba roosaks minema. On ka nii või? Jaa. Jaa. Vaata, see on täitsa roosakas juba siin. Jaa. No jah. Jaa. Jah. Ja siin on üldse päris palju marju. Siin kusagil oli päris palju. Näe, siin on palju marju, siin. Jaa. Siit tuleb küll. Jaa. Siin on näete. Veel kastan ka neid ja tuleb nagu mühiseb homme suuna maasikud. Tere hommikust jälle. Meil on kätte jõudnud juba 11. juuni ja reede. Ja täna siis natuke sõidame ringi ka. Et eile me ei käinudki nagu väga kusagil, et eile me koristasime ja Lutsõna käis meil pesu vahetamas ja ma rohisin maasikaid ja ühesõnaga niisama ei teinud eile nagu suurt targemat midagi. Korra poes ainult käisime. Aga praegu me oleme siis kõigepealt teel Kamenjeki lossi juurde. Et see pidi olema siin selle Grozno piirkonna kõige suurem vaatamisväärsus. Nii et loodame, et me leiame selle Kamenjeki lossi siis üles ka, et meil täpselt aadressi ei ole, aga loodame oma silmadele, et vast me ikka näeme siis seda lossi. Lisaks veel juurde see, täna oleme täpselt poole peale reisinud. Oleme jah. Kahju. Kuidagi nii kiiresti on ikkagi läinud see esimene poolaega ja karta on, et see teine läheb samamoodi. Ja täna algab jalgpalli EM. See on ka tore uudis. Õhtul saab vaatama hakata. Aga nüüd sõidame siis edasi. No nii, jõudsime siia lossi juurde kohale. Loss ise on seal üleval. Kamenjeki loss. Ja auto panime siia mingisse väga imelik parkla on 5 slotti, Arvi läks maksma praegu. Aga vaatame. Käime seal lossi juures ära. Korsünni kirik. See loss asub siin Korsünni külas, ilmselt see on küla. Et siin on siuke kirik ka. See loss siis pidi olema 14. sajandist gooti stiilis ja 16. sajandil laiendati renessansi stiili. Ja Kamenjeki perekond oligi see, kellele ta siis kuulus.
nii et vaatame, kas pääseme siis lähemale. Jõudsime ülesse. Tee oli lühike, aga nii järsk oli, et võttis ikka hingeldama, andis ronida kohe. Sealt alt. Aga okei, lähme vaatame edasi. Pilet oli siis 9 slotti nägu, 18 slotti kokku. Laskegruppe on siin päris palju. Aga lähme jalutame edasi. Vaatame ringi siit. Siit vist näeb vaadet. Lähme vaatame vaadet ka. Muidu on nagu lihtsalt varemed, nagu varemed ikka. Ei midagi teab, mis erilist. Siin on vaade jälle, mida tasub vaadata juba. Hästi ilus. See on see kirik, mida ma enne alt ka filmisin. Et ilus. Siin on see kuju ka. Seda ma ka alt filmisin. Aga vaade on nii kiht. Tundub, et põhimõtteliselt siin väga palju rohkem mujale ei saagi, et aga edasi on meil plaan muidu Grozno linna minna, et lähme vaatame linna peal ka natuke ringi siis. Groznosse parkisime auto ära, 2 tundi 5 slotti ja lähme siis jalutame nüüd. Oleme siis Grozno turuplatsil. Selline. Turist jalutab. On huvitav see. Naljakas. Siin on klaasimuuseum, et siin Groznos ongi see klaasi teema on kõige populaarsem, ma olen aru saanud. Aga lähme vaatame, kas saame sisse või on ainult giidiga, et kui giidiga on, siis me ei hakka minema. Nii ilusas poes oleme, siin on nii ilusad vaatmed asjad, see klaasiga siin, hästi ilusad. Ikka midagi võiks osta ära. Ja et see muuseum oligi ainult giidiga ja me seda ei viitsinud oodata, aga siin kõrval on pood. No ja mis poes sai, mis juhtus? Juhtus see, et kotid on käes ja kaupa täis. Nii ilusad asjad olid siin poes ja nii soodsad. Me ostsime ühe Vaagna ja lillevaasi emmele kingituseks ja kokku läks ainult 38 eurot. Aga nüüd liigume edasi. Selline suur uhke kirik on siin. Ma ei tea, kas sisse saame, ei oska öelda praegu, aga selline kirik. Ilus kirik on siin. Selline. Käisime siis siin Vivo keskuses, siin Groznos. Ja siin on selline tore pood nagu Kikk olemas. Kikist saingi ostsin omale teksad ja emale jalanõud ja ikast põnevaid asju. Ja Evele ostsin musta teksa tagi, see Kuu ja Kuu pood selline, sellist nagu mujal polegi näinud. Nüüd sõidame edasi, nüüd sõidame Kauflandi ja siis koju tagasi ja õhtul hakkame jalgpalli vaatama ja tänasesega muud ei olegi nagu, et on tänane päev selline siis. Tere siis jälle, meil on uus päev kätte jõudnud, laupäev, 12. juuni ja praegu me oleme siis tulnud Salipie külla. Et siin siis peaks olema sellised ilusasti maalitud majad, joonistatud majad. Et vaatame neid natuke lähemalt ka. Et siin legendi järgi siis need majad on värvilised sellepärast, et kunagi
hakati neid maalinguid tegema nagu majadele selle kütmisest tekkiva tahma ja pragude peitmiseks. Aga hiljem sai sellest selline kunstivorm siis, mida siis nüüd tuhanded turistid käivad siin filmimas ja pildistamas ja vaatamas, et selline omapärane külakene. Tuhanded turistid nagu see. Siit ka. Jah. Et selline. Et see peaks see muuseumihoone olema, aga see avatakse alles kell 11, et me vist seda ootama ei jää. Ja see on see päikesekell. Aga muidu on siin küll ilus. Ja, seal on päikesekell, on seal selline päris äge. Ja siin on siuke putka veel. Siin külas pidid olema isegi tegelikult koerakuudid ja või need koerakuudid ja kanade kuudid ja kõik pidid olema selle kaetud nende maalingutega. Ise ei näe hästi läbi. Aga vaatame lähemalt. Hauad on ära kaunistatud. Vaata kohe. Siin on kaev ja kui palju pojenge siin on. Nii head. Ja need lõhnavad nii hästi. Nii mõnusad. Aga päris põnev koht iseenesest. See on lahe. Kas sa arvad, et seal on mesilased sees? Ma arvasin, et siin ei ela mesilasi, et nad on ilu pärast siin. Parem karta kui kahetseda. No jah. Aga mine koputa mingi kepiga, vaata, siis saad teada. Nüüd oleme siin päris kellegi kodu õues kohe, näed. Kuts pröökab siin ja vaata, kui ilus siin on ka. Tõeliselt kena. Me teeme lähemalt ka võiks. Siin saabki siis mööda küla niimoodi ringi sõita. Siin on ära märgistatud need. Nüüd me oleme number 5 juures, et saab ühest õuest teise sõita ja vaadata siis neid külasid. Ongi koerakuut on ka niimoodi tehtud. Ilus. Tundus, et see magnetid sellel. Ja, mulle tundus ka. Ma ise mõtlesin, et võiks ühe magneti osta äkki või. Oleme siis järgmise õue peal. Vaatame siin ka veits ringi ja siis liigume jälle edasi. Et majad on niimoodi kaunistatud. Ilus. Et igal juhul jumala äge küla oli ja siin saabki niimoodi õuest õue sõita ja neid maju vaadata. Ma arvan, et küllap nad saavad ka küla poolt mingit toetust, et nad sedasi lubavad oma õuede peale sisse. Aga nüüd me sõidame siit Salipie külast siis ära ja sõidame Tarnovi poole. Tahame minna jälle Aukanisse soppama. On ju? Eks ju. Eks ju. Nii et lähme.